Kelmid on tänaseks Eesti inimestelt välja petnud 10 miljoneid eurosid. Iga kord, kui politsei avastab ühe skeemi, ilmub koheselt asemele uus. Seejuures kasutatakse raha väljapetmiseks ka süüdimatult kõikide ettevõtete ja riigiasutuste nimesid. Üks naljakas näide on meil endal olemas ka lähinädalatest, kus TV3 uudiste postkasti potsatas kiri ühelt advokaadibüroolt, kes nõudis raha sisse ERR-i kolleegide nime alt. Kõik, mis päevakajaline teema on, siis pettuse skeemid kohanduvad vastavalt sellele ja me teame ja oleme valmis selleks, et need igapäevaselt võivad muutuda. Et näiteks tänagi tuli üks avaldus, kus on siis laekunud info selle kohta, et justkui Maksu- ja Tolliameti poolt on tulnud e-kiri ja inimene sisestab oma PIN-koodid sinna ja tegelikult jällegi jäi oma rahast ilma. Kuna just mõni kuu tagasi alustas Maksu- ja Tolliamet ka enam makstud tulumaksu tagastamist, on riigiasutuste nimelised kirjad kelmidele magus leib. Seejuures on kirjad trillitud ka hirmu äratavalt autentseks, nii et esmapilgul ei oskagi inimesed midagi kahtlustada. Kui teile tuleks meilile selline kiri, kas te oskaksite kahtlustada, et midagi on valesti? Hetkel küll mitte, ma hakkaksin kohe vaatama seda, et kus see tuleb. Nüüd ma näen ME, et siis see mul paneb mõtlema. Kui teile tuleks selline asi meili peale, kas te oskaksite kahtlustada, et midagi on valesti? Ei, vist mitte. No ma pean ütlema, et ka mina tükk aega vaatasin seda paberit ja siis alles lõpus tuvastasin, et siin on tegelikult kirjas emta.me. Oleksite seda üldse tähele pannud? Alguses mitte. Vist mitte, jah. Mind äratas see, et ainult 5 number on pandud siin. See, kui üks asi on juba viltu, siis hakkad mõtlema, mis on... Et järelikult on valesti midagi. Ja midagi on mäda seal. Siinkohal mul ongi hea kohe juhtida tähelepanu, et kui Maksu- ja Tolliamet saadab teavituse, siis me mitte kunagi ei küsi isikuandmeid, pangakaardi andmeid, pangakonto paroole ega PIN-koode. Oma kirjades me ei lisa ka manuseid, ei lisa QR-koodi ja üldjuhul ei kasuta ka linke. Kullamaa toob välja, et ainus juhtum, kus Maksu- ja Tolliamet tõesti oma pöördumistes linke kasutab, on maamaksuteatiste puhul, et suunata inimesi e-teenindusse. Kui on vähegi kahtlust, helistage meile meie infoliinide numbril või kirjutage meile aadressil emta.emta.ee ja siis me saame öelda, kas oleme meie selle saatnud või on tegemist petukirjaga. Haugas toonitab, et Maksu- ja Tolliamet ei ole ainus riigiasutus, mille nimel inimesi petta üritatakse. Näiteks Tervisekassa alt pakutakse inimestele tagasi kasutamata jäetud hambaravi hüvitist. Tervisekassa nimelt helistati inimesele, inimene sisestas oma PIN-koodid ja tema ettevõtte pangakontolt kanti üle 550 000 euro ära. Aina populaarsemad on ka kõned, kus helistatakse justkui lähedase nimel, kes on sattunud haiglasse. Kuid tähelepanematuse korral võib petta saada isegi igakuiselt arveid tasudes. Näiteks saadetakse võltsitud arve, justkui tundub olevat koostööpartneri ettevõtte poolt saadetud, aga seal näiteks muudetud siis pangakonto rekvisiidid ja kui see ülekanne ära tehakse, siis tegelikult saadakse hiljem aru, et tegemist ei olnud õige arvega, aga jällegi taaskord see raha on juba läinud. Vigast eesti keelt ei tasu enam otsida. Välismaa kelmid värbavad olematu raha eest nii kõnekeskustesse kui ka rahakulleriteks Eesti kodanikke, kes siin mustatöö ära teeksid. Hiljutine näide on meil ka, kus me pidasime kinni 5 inimest vanuses 17–22 aastat ja seal nende grupeeringus oli siis 2 tütarlast ja nad ei pidanud paljuks käia ka koos väikeste lastega neid kelmusi toima panemas. Hetkel on nad kõik vahistatud, aga me teame, et juba on ka uued inimesed nende asemel leitud. Mis see karistus on, mis sellele võib järgneda? Karistus on kuni 5 aastat vangistust. Politsei paneb südamele, et kui on võimalik, tuleks petturite poolt tehtavat kõnet salvestada ja neile edastada. Kunagi ei tohi tundmatule isikule edastada PIN-koode ning ka mobiilipanka kasutades tuleb veenduda, et kinnituskoodid klapivad.